Pühapäeva õhtune näosaade toob lavale meie armastatud Eesti artistid ja näitab neid täiesti uues valguses. Ja nüüd on meil suurepärane võimalus kohtuda nendega ka näosaate tagatubades. Eelmise saate võidumees Mikk Saarest sai seekord Black Velveti laulja Lauri Liiv. Ei señorita, vaid mõttes su kuulipaitan puutuda, neid ma ei saa olles veel. Sellega läks rohkem aegu selle Taine asjaga. See on ikka hullem koreograafia kui Michael Jacksoni show'd, ütleme niimoodi. Ega see ei saagi lõpuni selgeks, ma kardan. No me tegime väga palju proove ka, väga palju. Sinul on ka selline võib-olla väike tagamõte veel kuklas tiksumas, et te olete peaaegu terve perega siit näosaatest juba läbi käinud, et tütar on laval olnud, naine on olnud, nüüd on siis sinu kord, et kuidas endal tunne on? Vaata, läks aega, aga asja sai, anti mulle ka see suurepärane võimalus ja siin ma nüüd siis olen. Ma juhitan neist kõigist parem olla ikka. Muidu Birgit keksib kodus kogu aeg, et tema on kõige parem laulja, aga näed, palun. Kui siin kohtasin, ma sõnatuksin siis. Ei suutnud enam mõelda, selgelt kõigel kadus piir. Bändikaaslased on endale seekord leidnud ka Ann Marlen, kellest saab Anaconda laulja. Tead, peale seda nöppi ma seda konkreetset tänast esitust nii välja kutsuvaks ei peagi. Et ma arvan, et see, et mul on täna ikkagi oma tantsutüdrukud, kes on lisaks sellele ka mu bändikaaslased, siis mul on väga palju mugavam laval. Heldur Harri Põlda seekordseks väljakutseks oli Frank Sinatra. Kuidas on üldse kehastuda 60+ vanuses meesterahvaks? Kuidas selline loomeprotsess käib? Tihtipeale, kui on noorem meesterahvas, siis ta tahab käia rohkem seltskirgus. Näete siin intervjuus ma olen ka natuke ja niimoodi juba ootan, et saaks lavale minna. Et kergelt selline just pagas on natuke kukla peal, ütleme niimoodi, siis saab häälega ka natukene mängida, et ei tee päris nagu sellist klassikalist häält, vaid lühemad fraasid, hingad, mõtled ja täpselt nii see kuidagi käibki. Poplauljad Aalika ja Elina muutusid seekordses saates hoopis rahvalaulikuteks ehk Ele ja Kaja Kõlariks. Ei tekkene unes näeb kadunud noorust, armsam tol härrastel kokk. Me saime teada, kui palju need kostüümid maksavad ja kui suur rahvusaare on see sama kostüüm. Ehk siis hirmus. Ja minu rõibad on otse muuseumist. Ja kui hinnalised need siis on, kui see saladus pole? No vähemalt nagu meile öeldi, siis umbes paar tuhat eurot. Ja, see pidi olema, 2000 pidi olema, siis üritan hästi vaikselt rääkida, et see kuskil ei läheks. Ja siis meil tulevad veel need ilusad tanud on ju, mis ka. Aga see maksab veel omakorda 600 eurot. Eurovisiooni väärilise etteaste autoriks oli kindlasti Silver Laas, kes parodeeris Erika Vikmanit. Mä on Erika, tervetuloa, sä oot kuin ihana. Silver, kas sul on üldse kunagi tehtud nii uhket meiki ja kogu seda, mis käib nagu naiseks olemise juurde? Aus olla, siis ei ole esimene kord. Eks ma tahaks näha seda nagu lõppu resultaati, aga praegu on väga põnev. Aga kuidas on lood soome keelega? Kas selle said nüüd 1 nädalaga selgeks? Tead, ma soome keelt tegelikult täitsa oskan, sest et ma olen kasvanud siin samas Tallinnas ja Soome televisiooniga ja Soome multikate ja Soomega hiljem siis juba noorte saadetega. Nii et täitsa tore oli, sain õppida nii, et sain kõigest aru, mis ma laulan nagu. Nüüd see on nii tore. Kohver pidi aga astuma Backstreet Boysi kingadesse. Liis Lemsalu graatsilisus on asendunud taaskord sellise mehisema olekuga. Kuidas siis on olla taaskord mees? Ei, see tuleb ka väga graatsiline mees iseenesest. Et me hakkame aelema ja ma ei tea, kõik tuleb hästi ilane ja ligane. Kuidas need proovid siis välja nägid? Kuivad. Proovid tegime kuivalt ja mida rohkem õhtusse, seda rohkem löga läheb peale. Saara Nüganen kehastus Ruslan Trotšinskiks ning astus laval ülesse koos Ruslani tütre Rutega. Asja iva oli aga selles, et päris Ruslani jaoks pidi see kõik üks suur üllatus olema. Ja nii pidin ka mina tegema esialgu näo, nagu ei teaks ma tema parodeerimisest mitte midagi.
Mul on juba üllatus, et ma olen siin ja ma ei teadnudki, et kuhu ma lähen. Naine ütles nagu mul sulle üllatus nagu, et ja siis ma läksime siia, siis mul on hakkasid põlved natuke valutama, mõtlesin, kas on vaja tantsida, siis vaatan, tantsida ei ole vaja, ei ole tantsutähtedega. Ja ma tõin Ruslani täna tõesti üllatusena siia, et ta ei teadnud veel 3 minutit tagasi enne uksest sisse astumist, et kuhu ta tuleb. Perekond Trotšinskid, kuidas siis on olla osa uuest perekonnast? No väga uhke, ma olen väga-väga uhke ja mul on nii hea meel, et mind on nii hästi vastu võetud praegu. Kas siis teised pereliikmed on ka sama uhked? Oi, absoluutselt. Me oleme väga uhked ja meil on väga hea meel. Nüüd ma saan aru, miks eestlased armastavad Ruslani. Ruslan on lihtsalt nii aktiivne, testosteroni täis ja nii positiivne ja nii hästi laulab. On õige, kirjutan alla, väga õige, just nii. Kas tuli siis tõepoolest üllatusena? Me pidime sellise väikese vingerbussi siia alguses mängima, aga loodetavasti tasus ära. Mina lõpuni ei teadnudki, kas ma pean nagu tantsutähtedega või tippvormis, nagu mis mind ootab. Aga siis pärast, kui sa tulid lavale, siis see on üllatus, aitäh. Kas oli lihtne või keeruline niimoodi varjata seda plaani? No eks natuke pidi nuputama, sellepärast, et tegelikult oli vaja muusikademo, kus oleks ju kõik muu peale Ruslani olemas, ehk tegelikult kaasasime sinna natuke veel taustajõudusid, aga kõik hoidsid suurt saladust. Ja see on nii tore ka, et Svetavadru tähistab sellel aastal 20. No vot. TV3 nagu tegidki nagu täiega nagu sünnipäeva nagu kingitus. Suure kingituse osaliseks sai ka Kadri Voorand, kes pälvis Amy Winehouse'i kehastamisega teise saate võidu. Mul lihtsalt aega, et rollist välja saada, nagu täna selgus. See on ikka nii mõjus roll, et tõesti seda oli väga lahe kogeda. Vahel on nagu täpselt rolli ja minu vahel on see hirm, aga siis siin laval ongi siuke nagu lähed sinna tunnelisse ja näed valgust ja see on nagu selline huvitav kogemus. Ja täna tuli see valgus? Täna ka oli alguses oli pime tunnel tegelikult. Ja siis kuidagi, kuna selle Amy karakteriga läks pime tunnel paralleelse narratiivina väga hästi kokku, siis ma saingi aru, et see minu pime tunnel oli umbes nagu Amy'l võib-olla nende ainete mõju. Ja see oli väga sügav kogemus ausalt ütelda, palju sügavam, kui ma oleks osanud sellisest loost oodata.